Koroonakriisi kahjud ulatuvad miljardi kanti. Seega, kas peaksid kõik sellesse panustajad, ministrid, Riigikogu liikmed, ametnikud ja nii edasi, selle omast taskust kinni maksma? Ja kas äkki peaks neid karistama lisaks muule ka eluaegse riigiametis ja poliitikuna töötamise keeluga? Ootavad Handa, äkki see on ikka liiga äärmuslik? Kas äärmuslased on need, kes soovivad, et neid rahule jäetaks või need, kes soovivad, et kõik neile alluksid ja oma õigustest loobuksid? Wow. Super! Samas me teame, et põlistamine ei toimi. Vastasel juhul oleksid vanglad tühjad, aga millegipärast satuvad sinna aina samad ja samad inimesed uuesti. Äkki võiks kasutada sellist praktikat nagu näiteks FBI, et paneme need poliitikud selle kriisi lahendamise heaks tööle. Umbes nagu filmides on ju, et endised valetajad aitavad avastada valesid, endised võltsijad aitavad avastada võltsinguid. Ja aga vaat, asi ei ole ainult selles, et valitsus ja poliitikud rikkusid põhiseadust, vaid siin on üks väga suur asi, mille tuleb juhtida tähelepanu. Nimelt see, et nad ei olnud võimelised aru saama, et see asi on pettus. Ja vaata, kui nad ei saanud olematust asjast aru, siis kuidas me saame neid usaldada tulevikus, kui äkki potentsiaalne oht on? Samas Handa, kõik inimesed teevad elus vigu, aga see ei tähenda, et nad peaksid nende vigade eest terve elu maksma.